Ma jagan sinuga loo täna sellest, kuidas ma leidsin palvejõu. See juhtus circa 15 aastat tagasi. Ma olin tollel ajal ikka siuke korralik tibi, ma võiks öelda. Väga glamuurne, mulle meeldis kõik särav ja ilus ja kallis ja eksklusiivne. Mulle meeldis mitmeid kordi nädalas käia klubides pidutsemas varahommikuni, tantsida, reisida meeldis mulle. Ja väga palju just tegeleda lõbutsemisega enda sõpradega, mis on ju ka loomulik, kui me oleme noored. Kuid see glamuur ja sära ja selline perfektsuse loomine väljaspoolt oli tegelikult selleks, et ma tahtsin ennast tunda kuidagi paremini. Sisemiselt ma ikkagi tundsin ennast väärtusetuna, ebakindlana. Aga ma pingutasin kõvasti selleks, et väliselt vähemalt paista enesekindel. Kuid siis selleks augustikuu päevaks, kui ma jõudsin enda elu esimesse sellisse tõsisemasse kriisi, võiks öelda ka ärkamise protsessi, olin ma jäänud üksinda. Mul olid suhted sõpradega kuidagi mingitel erinevatel põhjustel läinud kuidagi mingisse eraldatusesse. Mu tolleaegne suhe oli lõppenud. Ma finantsiliselt olin sellises kohas, et ma tegelikult ei teadnud, kuidas ma siit edasi liigun. Mul ei olnud parajasti töökohta ja kuidas ma oma arveid tasun. Ehk see olukord oli minu jaoks äärmiselt ebakindel ja ebaglamuurne, võiks öelda. Et mul oli hirm ja mul oli väga suur hirm. Lisaks sellele ma tundsin korralikku nii-öelda nagu pohmakat sellest meeletust pidutsemisest, mis oli vahetult enne seda oli veel eriti suured kräud toimunud. Ja ma tundsin ennast nii üksinda ja ma kartsin, et ma ei saa hakkama selle kõigega, mis nüüd edasi tuleb. Et kui ennem olid ikkagi sõbrad või kaaslane või miski, millele toetada, siis nüüd see kõik oli kadunud mu elust. Ja mul tulid meelde oma ema sõnad, mida ta mulle tegelikult juba päris väiksena rääkis. Lapsena mind see kõik kõnetas ja oli äge, aga teismelisena hakkas tunduma, et see on kõik mingi jura ja jama ja ma ei usu mitte midagi sellist. Aga ta alati rääkis meile õega sellest, et meil on olemas kaitseinglid ja et kui meil midagi vaja on, siis me saame nendega suhelda ja nad aitavad meid. Aga me peame nende käest küsima. Tollel hetkel mul ei olnud tõesti mitte midagi kaotada, ma ei uskunud sellistesse asjadesse ja ent ometi tuli mul see meelde sellel hetkel ja mõtlesin, et okei, mida iganes, mul ei ole midagi kaotada. Ma istusin maha seal oma korteris, Mustamäel elasin tollel ajal ja alustasin oma palvet niimoodi, et kui siin on tõesti need inglid olemas või inglid on olemas või on mingisugune toetus olemas, siis palun andke mulle sellest kuidagi märku. Ma tahaks nagu aru saada, kas ma nagu lihtsalt panen hullu siin ja räägin oma ette või on tõesti olemas need tegelased. Ja sellel järgmisel hetkel juhtus mingisugune müstiline asi. Nimelt ma tundsin sellist õrna nagu sükast tuulehiili puudutust üle oma selja. Ja see oli üllatav ja samas julgustav. Ja ma võtsin seda märgina, et okei, ilmselt siis midagi ikkagi on. Ja järgmisena ma lihtsalt kogu südamest, kogu selles meeleheites olles tegin väga lihtsa palve. Esiteks ma ütlesin, et mul on vaja abi. Ma ei oska siit edasi minna. Ja ma kardan, ma väga vajan abi. Ja tegelikult ma väga tahan tunda ennast õnnelikuna. Palun aidake mind. Ja sellest hetkest alates kõik muutus. Circa 15 minutit hiljem ma juba tajusin, et mul järsku läks nagu tuju palju paremaks, iseenesest justkui. Ma olin väga üllatunud sellest, et alles ma olin totaalses augus ja nüüd on mul kuidagi kerge olla, ma ei teinudki justkui mitte midagi selleks. Järgmisel hetkel, mõned päevad hiljem, siis ma juba suhtlesin oma elukaaslasega tollel hetkel. Me kuidagi saime oma vestlused peetud ja jutud selgeks ja läksin ma siis puhkusele oma
tollal ajal 5-aastase pojaga, et lihtsalt kõigest eemale saada ja ikkagi selline uue restart endale teha. Haarasin kaasa esimese sellise vaimse kirjanduse, võiks öelda, minu jaoks esimene raamat oli Paulo Coelho Maagipäevik. Ja kui ma seda seal reisil lugesin, ma olin täiesti nagu, ma ei saanud seda raamatut käest ära panna, sest need tõed, mis sealt välja minu jaoks hakkasid tulema, mul hakkas mingi pilt kokku jooksma sellest, mis oli mu elu olnud, kus ma olen praegu ja kuhu ma olen liikumas. Ja see oli meeletult inspireeriv. Et kui ma sealt reisilt tagasi tulin, siis ma veetsin järgmised 2 kuud ainult raamatuid lugedes kõikvõimalikel teemadel, mis puudutas siis eneseabi, esoteerikat, vaimsust. Ja ülejäänud on ju ajalugu, siin ma nüüd täna olen, jagan seda lugu teiega, kuid see palvejõud on minuga läbi elu need viimased 15 aastat käinud ja väga suurte transformatsioonikohtade juures aidanud mul läbi minna, aidanud mul leida see sisemine jõud ja julgus, astuda see järgmine samm ja siis kogeda seda, kuidas mingitel müstilistel viisidel elu kannab ja elu loob kõik seda, mida ma palusin. Samamoodi jõudis minu juurde ka rännak. Ma olin jõudnud peale oma teise lapse sündi, tekkis mul sünnitusjärgne depressioon. Kohe ei saanud täpselt arugi, mis mul viga on, aga mul oli hästi raske, meeleolude kõikumised olid hästi sügavad, kukkusin väga sügavale. Ja kuigi mul oli juba ressursid, ma olin õppinud ja õpetanud Kundalini joogat aastaid, hingamisterapeudi õppes käinud lausa 3 aastat. Süva sukeldanud teemadesse, iseendaga tegelemisse, ometigi leidsime ennast 30-selt selles augus ja ma ei osanud mitte midagi teha, sest et kõik need varasemalt õpitud tööriistad justkui toiminud sellele, ma ei saanud aru, mis on see, mida ma tegema pean, et see lõppeks ära, et ma ei kukuks järjekordsesse auku iga nädala või paari tagant mitmeks päevaks. Ja see moment, kui toimus see murdepunkt minu jaoks, oli see koht, kus ma olin lõpetanud ära ise püüdmise ise see ära lahendada nende teadmistega, mis mul olid. Sest ma sain aru, et see ei toimi. Ja ma mäletan, kuidas mul see sisemine tunne oli selline, see oli nii intensiivne tunne mu sees, et mul oli selline tunne, et ma lähen kohe hulluks peast. Et kes on seda depressiooni nagu nende haripunkte kogenud, et üks asi on see, kus me läheme täielikku tuimusesse, aga kui need sellised emotsionaalsed kukkumised toimuvad, siis see võib üks viis, kuidas see võib olla, on see, et sul on tunne või see hirm, et sa lähed kohe hulluks. Ma ei oska seda muud moodi seletada. Ja ma olin seal ja ma sain aru seda mõtet, et okei, see ei saa jääda niimoodi kestma elu lõpuni. Ma olen 32-aastane. Ma tahan elada normaalset elu. Ma ei saa tegeleda terve elu sellega. Ja tolleks hetkeks ma tegelikult olin teatud mõttes lootuse kaotanud, et ma suudan selle ära lahendada. Et kas tõesti siis ma ei saagi välja nendest meeleolude kõikumisest. Ja ma alistusin ja ma langesin palvesse. Ma ei tea, kelle poole ma palvetasin või mida, aga ma mäletan, et ma olin põrandal põlvili, toetasin oma pea maha ja olin selles palves, et see on lihtsalt, ma palun abi. Ma lihtsalt soovin olla vaba, ma olen valmis kõik andma selleks, et saada vabaks. Ma soovin lihtsalt olla vaba. Ja ei läinud palju aega, kui ma olin juba rännaku esimesel seminaril, siis teisel, 3. läbisin kogu praktikute programmi ja toimus intensiivne tervenemine, väga võimsad vabanemised ja kuni ma lõpuks jõudsin siis Indiasse Advanced No Ego retriidile, mis on Arunachala mäejalamil toimub ja kui see 10-päevane süvarännak oli läbi saanud, siis mu sees toimus nagu mingisugune selline asi ja ma järsku sain aru, et minul on kõik hästi. Midagi kapitaalselt seal muutus ja
ja siis pool aastat hiljem ma järsku ühel hetkel pestes nõusid vaikselt kodus, avastasin, et vau, pool aastat hiljem alles sain aru seda, et mul ei olnud pool aastat ühtegi auku olnud ja ma olin terveks saanud. Ma olingi terveks saanud, et mul ei olegi neid kukkumisi enam. Ja nii on tänaseni. Nii et selline on minu kogemus, lugu selles, kuidas toimib palve.